teema, millest palju räägitakse, on see, kas Euroopa Liit on nagu Nõukogude Liit või kas Euroopa Liit on sarnane Nõukogude Liiduga. Ja ütleme, peavoolu sõnum on, et ei ole, aga võib natukene rohkem sügavuti seda teemat vaadata ja siis võib-olla tekib ikkagi arusaam, et natukene on. Ja tooksin välja ühe punkti, kus on tegelikult Euroopa Liit ja Nõukogude Liit väga sarnased. Ja see on selline, et see ateistlik maailmavaade või selline, et see on ülimuslik. Ja vahe on selles, et Nõukogude Liidus oli ta nagu väga jäigalt ülimuslik ja Euroopa Liit võib-olla eitaks seda, aga ta on ikkagi, vaata inimeste, seda, kui inimesi sunnitakse käitama, ütleme nii, siis on ta ikkagi ülimuslik. Ja ma mäletan, et kui Eesti taastus oma iseseisvuse, siis oli selline arusaam oli ühiskonnas väga tugevalt, et mis muutub nüüd pärast Nõukogude Liidust, eks ju, vabanemist, on see, et tekib selline rodu või rida nagu erinevaid maailmavaateid, elunägemusi, millest ka ateism on üks kindlasti, aga kõik muud. Ja kõik sedaossa sõbralikus reas, eks ju, kõik võrdsed, eks ju. Ja siis me olime sellised klassikalised liberaalid ja sellised, ela, lase elada, igaüks vaatab ise, eks. Ja keegi saa öelda kellelegi, et minu mõtteviis on nagu parem kui sinu oma, jah. Ühiskondliku enda jaoks saab öelda minu jaoks, et sellepärast mul ongi ta, eks ju, aga ühiskondliku tasandil ei saa. Aga seda ei tekkinud. Tekkis täpselt sarnane olukord nagu Nõukogude Liidus, et praegu jah, et ma ei tea, kas inimene saab öelda, et ta on kristlane kuskil avalikult, aga saab muidugi, aga siis peetakse totukeseks või mingiks hullikeseks või lolliks või muinasjutusesse uskujaks. Et päris ei saa. Ja mis on siis ka vahe, on nagu see, et kui Nõukogude Liidus oli see väga selline jäigapiiriline, siis kui inimene kuidagi, eks ju, läks sinna sellest piiridest välja, näiteks läks kirikusse. Et seda suhtusid väga taunivalt, eks ju. Mäletan ise, kuidas lapsena sai adrenaliinu laksu pärast sai käidud kirikus, et kui vahele õpetajale jääd, see on natuke paha, eks. Aga kui sa sinna läksid, siis see õpetus oli selline ilus ja vanaaegne. Siis praegu on asi hägusam, et kogu see ilmalikkusega ilmalik maailmavaade, aga mitte ainult ilmalik, vaid ka selline woke maailmavaade, eks ju, on tunginud ka kirikusse endasse sisse. Nii et isegi ei ole väga kuskile minna alati, jah. Et selline hägusam. Aga kindlasti jah, et see on absoluutselt Nõukogude Liit, et kui ikkagi öeldakse, et see ateistlik maailmavaade, et Jumalat ei ole olemas ja see on kõige ülim maailmavaade, siis on Nõukogude Liit. Absoluutselt. Igasuguse kahtluseta. Nii et see on sarnasus, et Nõukogude Liidu ja Euroopa Liidu vahel.